kuidas see on tunne oma kodukohta. Ämari küla, kunagi oli see Suurküla. Siin on surnuaed. Ma ei tea, kas see surnuaed on, ma lugesin, et siin laipu ei ole tegelikult, aga siin on lennuvälja surnud või lennuvälja lukkunud inimesed. Ehk siis venelased on pannud siia, teinud siukse sümboolse koha. Väidetavalt siis on need laibad on viidud, asjad söövad mind. Laibad on viidud ära siit, laibad on viidud kodudesse, aga siin on siis sümboolsed tehtud, et siin on 78. aastal näiteks sõdurite auto sõitsid omavahel lennuväljal kokku kütuseautoga. 16 tüüpi olid presidendi all, said surma kõik. See oli meil mingi või mis kuradi kosmonautika päeval. Ju nad siis olid kõvasti seda hundialavet joonud. Ma tean, et ma mäletan, nõukaajal nad olid tihti, lendurid olid ikka jõid kõvasti, et poe ümbrus oli neid alati täis. Need olidki lendurid, need olid kõik mingid ohvitserid, kõvad majorid ja mingid niisugused. Et siin ongi, kõik on kaptenid ja majorid. Et mingit reameest ei ole või tavalist sõdurit siin eriti. Ja võt, neid kukkus alla ka ja siis need pandi siia niimoodi. Päris palju selle jooksul. See peaks olema väidetavalt esimene aut siin. Et 49. aastal. Aga siin ei ole ainult, siin on vist, ma saan aru, et kohalikud, kui siin oli mingisugune Suurküla mõis kunagi, siis ma ei tea, ma ei kujuta ette, kus see oli, siis need on ka siia nagu mõetud. Ja see ongi nagu surnuaed ka, et siin on nagu niukseid kohti ka, kus ei ole nagu, mis ei ole ainult nagu venelaste selle, lenduritega seotud. Aga no nüüd siin on jälle lendurid. Et praegugi, või hetk tagasi üks lendas üle pea päris madalalt. Ainult, et nüüd on natuke teise meelelaadiga vist või. Ega ma ei tea. Eks see pärast paistab. Aga jah. Ja lendavad nad vähem. Lendavad nad ikka oluliselt vähem kui Vene ajal. Vene ajal lendas nagu hullult palju neid. Mingi nädalavahetusel oli, me elame siit ikka natuke kaugemal, aga nädalavahetusel oli ikka nagu päris hull andmine käis. Et siis praegu nagu nii ohtralt ei ole seda. Või nii ohtralt ei ole, praegu mingid helikopterid ja asjad ka, siis ei olnud heli, siis olid ainult hävitajad ja nad panid ikka järjest päev otsa üle pea, madalalt. Kujutan ette, palju see lennutund maksab, et praegu muidugi maksab palju. Nüüdki üks helikopter lendab kuskil. Ma vist ei saa seda näidata. No võt, näe, et siuksed huvitavad kohad. Siin Tallinna ligidal tegelikult. Tulge vaatama. Ega siin midagi vaadata ei ole, aga hea lugeda siit pealt, et mis ja kuidas. Mis juhtus? Midagi juhtus. Inimesed on otsa saanud, ega mis siis ikka, kes nad olid, venelased või eestlased või, ma ei tea, sakslased või prantslased. Noored inimesed ja otsa saanud. Elu on siuke, elu on siuke. Aga võt siuke lugu täna.